Tervist. Raamatutest. Arhitektuuribüroodes on tihtipeale raamatunäolised kataloogid. Need ilmtingimata IQ-d ei tõsta, aga vähemalt selline mulje jääb, et arhitektid on selle tõttu võib-olla natuke targemad. Kindlasti, jah. Aga kuna ma olen seotud ka Arhitektide Liidu juhatusega ja juba mõned aastad ja ka praktiseeriv arhitekt, siis see jutt tuleb nagu segu kõigest kolmest: Sihtkapital, liit, Arhitektide Liit ja siis arhitektina tegutsemisest kokku pandud jutt. Nii, Sihtkapitalist kõigepealt. Oma Sihtkapitaliga toetame kõrgetasemelisi projekte, mis aitavad kaasa Eesti arhitektuurielu edendamisele ja rahvusliku arhitektuuri dokumenteerimisele ning Eesti arhitektuuri tutvustamisele kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. Prioriteetides kirjapandu kohaselt antakse rahalisi toetusi ideoloogiliste või hierarhiliste selektsioonideta. Paratamatu on, et läbi rahastamise toimub arhitektuuri kultuurielu suunamine. See võib olla juhuslikum või sihiteadlikum sõltuvalt Sihtkapitali nõukogu liikmetest. Tavaliselt mõeldes arhitektuurist meenuvad inimestele erinevad asjad. Paljud neist on otseselt seotud arhitektuuriga, paljud aga lihtsalt assotsiatsioonid. Viimased on seotud erinevate muljetega ja mälestustega. Püüdes vabalt tunnetada arhitektuuri ilma rangelt ennast mõistega sidumast, mis esimesena meenub. Romantilised varemed, keldri ja pööningu erilisus ja müstika, vaatetorist nähtud maastik, köögi või riidekapi lõhnad, purde õõtsumine, veepeegeldus, kõrguse kartus, hubane kodu ja loetelu võiks jätkata. Selliseid assotsiatsioone minevikust pole vaja peljata, vaid täiendada tänapäevase arhitektuuri muljega. Mis on sellel kõigel tegemist arhitektuuri ja veel enam kulka Sihtkapitaliga? Arvan, et arhitektuuri, maastiku, disaini ja sisekujundusega seotud mõistete avardamine Eesti inimestele on arhitektuurihariduse lahutamatu osa. See aga on otseselt seotud kulkaga. Arhitektuuriga seondub olla üksikult võttes pelgalt majad, fassaadid, avalikud alad, interjöörid, asjade kujundus, näitused ja erialaste raamatute väljaandmine. See on meid ümbritsev ehitatud ruum. Arhitektuuriga suhestuva avaliku arvamuse mõjutamine on eriala praktikute ja teoreetikute töö. Ning arhitektuuri Sihtkapitalil on võimalus seda toetada. Tarbijat, tellijat, ametnikega kooskõlastamise filtrit tuleb kasvatada, võimalusel neid kaasates protsessidesse. Lasta neil arvata ja arvamisi oskuslikult suunata üldhariduse tõstmise teel. Inimeste huvi on kasvanud paremate ja erinevamate toiduelamuste vastu. Sarnaselt tuleb püüda kasvatada ka arhitektuuri ja teiste ruumiga seotud kunstide nautijaid. See saab toimida läbi nähtuste, erialase kirjanduse ja positiivsete näidete tõhusama esiletoomise kaudu. Kuidas teha arhitektuuri, mis oleks ühtaegu maitsev, tervislik, odav ja samas ka tasuv tegijale? Kas on vaja üldse kaasata professionaale? Telliskivi loomelinnak Tallinnas, aparaaditehas Tartus on aktiivselt toimivad ruumid paljuski tegusa kogukonna ühisele panustamisele, tänu ühisele panustamisele. Võib-olla selline ühistöö ja kaasamise kultuuri tulemus ongi tulevikus arhitektuur. Praegu peavad arhitektid, sisekujundajad ja disainerid arvestama eetiliste ootustega, mis ühiskonnal on nimetatud erialadesse. Eeldatakse, et professionaal teeb lisaks tasustatud tööle natuke rohkem, millest ei tule otseselt rahalist kasu. Et omal alal teeb spetsialist asju ka kohusse tundest. See on professionaalsuse küsimus, mis lisaks oskusele hõlmab ka ametiväärikust. Ruumiga seonduvate küsimuste selgitamine, analüüsimine, lahendustele kaasaitamine, samas ka küsimuste esitamine on osa Sihtkapitali tööst. Arhitektuuri valdkonnas on kasvanud tegevustoetuste proportsioon 90. aastate 4% praeguseks lausa 22% või isegi enam. Kui Kultuuriministeerium võtaks tegevustoetused tulevikus suuremas ulatuses enda kanda,
peaks valdkonna peale kokku vabanema kuni 500 000 eurot aastas, mida saaks otseselt kasutada loometöö toetamiseks ja motiveerimiseks. Preemiatest. Enim kiidetud kirutud objekt on läbi 25 aasta olnud ERMi uus hoone. Uue hoone valis välja rahvusvaheline žürii, keda nõustasid 4 eksperti. Üks nendest ekspertidest kirjutas žürii liikmetele, et võidutööks tõusnud destruktiivne ja totaalne lahendus ignoreerib mõisaparki ja haakub märgiliselt Nõukogude lennuväljaga, mida ta pidas negatiivseks. Välja öeldi seisukoht, et ERMi konkursil kujunes olukord, kus ei saanud tegutseda parima töö väljaselgitamise nimel, vaid tuli tõmmata kraavi tormava rongi hädapidurit, et ära hoida puuduliku töö esile tõstmine. Peale hoone valmimist sai ERM mitmeid auhindu, nii Eestist kui ka Prantsuse kultuuriekspordi auhinna. Veel preemiatest. Küüniliselt võiks öelda, et Eesti väga suures osas riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste poolt viimastel aastatel tellitavate arhitektuuri saaks markeerida RKS-i ehk siis Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi indeksiga, mis erinevalt kvaliteedimõõdikust indikeeriks keskpärase odavhangetel põhineva arhitektuuri hetkeseisu Eestis. Kujuteldav RKS-i indeksi negatiivsus tõsiltvõetavus on saanud kultuurikapitali preemiate jagamisel tugeva tagasilöögi, sest ühe esimese nende poolt kureeritud ehitisena pälvis koos Viljandi linnaga Riigi Kinnisvara Aktsiaselts parima tellija tunnustuse Viljandi riigigümnaasiumi kompleksi rajamise eest. See oli vana ja uus hoone kokku. Lootust on, et kulka preemiad mõjutavad palju kritiseeritud riigiettevõtet oma hoiakuid kvaliteetse ruumi ja arhitektuuri osas revideerima ning et RKS kui tellija tunnustamine riiklike kultuuriinstitutsioonide poolt jätkub ka edaspidi. Eesti elukeskkonna üldist kvaliteeti silmas pidades tahaks loota, et toda kujuteldavat RKS-i indeksit ei peaks tulevikus üldse kasutama. Pigem võiksime jätkuvalt loota hea arhitektuuri indeksi stabiilsusele ning soovida Eesti arhitektidele julgust ja loomingulisust ja et RKS riigi kui tellija esindajana oleks eeskujuks omavalitsustele ning eraarendajatele kvaliteetse ruumi ehitamisel. Kuid tunnustus või preemiad pole eesmärk omaette. Lisaks väljapaistvatele objektidele võiks rohkem olla täitsa tavalisi istumiskohti, varjualuseid, erivajadustega inimeste peale mõtlemist, lünkade täitmist näiteks ühendusteede näol. Mõnikord on olulisem rattaparkla või ratastooliga liiklejale juurdepääsu loomine, pimedale keskkonna turvaliseks tegemine. Suurejoonelisus on tore, aga mõnikord vajame lihtsaid lahendusi. Väljanopped valitsuse ehitusvaldkonna rahastuskavast. Uue valitsuse siis. Sõnade kasutuse statistika. Arhitektuur 2 korda. Põhilised seoses taluarhitektuuriga. Ruum 11 korda, mis on õiguslik ruum, kultuuriruum, ruumiprogramm. Avalik ruum 0 korda. Hoone 58 korda, millest enamus on seotud kasvuhoonegaasiga seonduva teemaga. Sealt leiame info, et taaselustati MKM-i ehk siis Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi juhtimisel Riigi Arhitektuuri Nõukogu. See on ju peaaegu nagu riigiarhitekti jutt, mida arhitektid on ajanud pikka aega. Arutasime, kuidas on Riigi Arhitektuuri Nõukogu teema eelarvestrateegiasse jõudnud. Üllatus, üllatus, ahaa, efekt. Tegu on IT Arhitektuuri Nõukoguga. Nalja kui palju. Varsti peame oma nimekaartidele kirjutama hoone välisarhitekt, sest arhitektuur tähendab ju ametnikele hoopis midagi muud, kui meie vanad dinosaurused seda mõistame. Võitlusest mitmepealise lohega. Hankija vastas riigihanke 2008-464 Eesti Rahvusraamatukogu hoone renoveerimise projekteerimistööd raames esitatud küsimustele. Tegu on ju väga väärika sümbolhoone kordategemisega, aga samas on tegu selle kordategemise odav hankega.
Vastus. Tulenevalt Eesti Arhitektide Liidu märkusest täiendasime riigihanke alusdokumente. Olulisema muudatusena saab projekteerimise peatöövõtjal ehk siis valitud projekteerijal, kes on kõige odavam, olema kohustus hankelepingu sõlmimise järgselt viia läbi sisearhitektuurse lahenduse kontseptsiooni konkurss, kus projekteerimise peatöövõtja peab kaasama vähemalt 3 sisearhitekti, kes koostavad igaüks iseseisvalt ühe sisearhitektuurse kontseptsiooni. Sisearhitektide koostatud kavandid hindab Rahvusraamatukogu poolt moodustatav hindamiskomisjon, kuhu kaasatakse hoone autoriõigustega arhitekt Rainer Karp, hoone autoriõigustega sisearhitekt Sulev Vahtra, Rahvusarhiivi, Rahvusraamatukogu Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti esindaja. Samuti kutsutakse žürii töös osalema ka Arhitektide Liidu esindaja. Seega on Arhitektide Liidu esindaja kaudu hea võimalus mõjutada ja kaasa rääkida parima kontseptsiooni valmimisel ja valimisel. Eelpoolt kirjeldatust johtuvalt leiame, et hanke ülesehitus ja tingimused ning pakkujale ja pakkumusele esitatavad nõuded on läbimõeldud maksimaalse rangusega tagamaks kõrge kvaliteediga Eesti Rahvusraamatukogu kui riigi ühe esindushoone uuendamist. Avalik konkurss asendati sujuvalt JOK-skeemiga, ei sõnagi hoonet ümbritsevast avalikust ruumist, rääkimata avalikust konkursist. Tõlkes siis nii palju, et see, kes on võitnud odava hanke hästi odava raha eest, peab läbi viima arhitektuurikonkurssi, leidmaks Eesti parimad sisearhitektid seda hoonet kujundama. Tallinna Linnavara-amet kuulutas välja hanke Nõmme gümnaasiumi juurdeehituse tegemiseks. Olemasolev koolimaja on arhitekt Edgar Velbri poolt projekteeritud 3 põhikorrusega ja soklukorrusega koolihoone, mis valmis 30. aastate lõpus. Muinsuskaitse all. 1999 valmis kooli juurdeehitusena arhitekt Margus Kooti kavandi järgi 23 meetri kõrgune torn. Loeme, et hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega projekteerida koolile võimla, mis vastaks kehtestatud nõuetele, oleks ülalpidamises võimalikult vastupidav kauakestev ning ülalpidamiskulud oleksid võimalikult madalad. Autoriõigusest. Hankes osaleja peab arvestama, et hanke objektiks on vaid mahulise eskiisi koostamine. Projekti autorile ei anta eesõigust järgnevate staadiumite koostamiseks. Projekti autor annab hankijale töövõtulepingu alusel tähtajatu ja tasuta õiguse projekti kasutamiseks ja arendamiseks. Autorid kõrvale lükates ja ähvardades me ruumi kvaliteeti ei hoia. Kõik tingimuses kirja pandud autoriõiguse punktid on räige autoriõiguste seaduse rikkumine. Mõttevahetusest Otepää vallavanemaga kesklinnas välja kuulutatud arhitektuurikonkursi teemal. Vallavanema vastusest välja nope. Väidetakse, et konkursi ei järgi EAL-i häid tavasid. Olles lugenud EAL-i nägemust headest tavadest, need on jutumärkides, jääb vägisi mulje, et need on liidu liikmete suunas kaldu ja tellijale ebamõistlikult kallid järgida. Rail Balticast. Eesti Arhitektide Liidu eesseisus ei kooskõlastanud Rail Baltica ülemise terminali arhitektuurivõistluste tingimusi. Võistlusülesanne on Arhitektide Liidu silmis asjakohane, kuid eriarvamusele jääb Arhitektide Liit 3 olulises punktis. Idee konkursi korraldamise kord. Läbirääkimise peetakse kõigi 3 auhinnatud töö autoritega korraga ja läbirääkimiste aluseks on hinnapakkumine. Selgituseks, et antakse välja esimene koht, mis on kõige parem idee, teine, mis on natukene siis millegi poolest jääb alla esimesele ja 3, mis siis võib-olla on kuidagi alternatiivsem, aga lõpuks otsustab odavam hind. Arhitektide Liit seda ei kooskõlastanud, siis on seal veel niukesed kavarad punktid. Tellija vead, mida töövõtja ei tuvasta, on jäetud töövõtja vastutusalasse, ehk siis arhitekt peab vastutama kõigi välja tulevate vigade eest, mida hetkel ei ole keegi ei oska nimetada, aimata, ette näha, ehk siis nöör kaelas. Autoriõiguste küsimus.
Eelmise arhitektuurivõistluse võitjate teosse muutmine jäetakse võistlusega võitnud arhitektide lahendada, milles näeme võimalikku vastuolu arhitektide kutseetika põhimõtetega ja võimalikku kohtus käimise pretsedenti. Eeltoodud põhjustel ei saanud EAL neid tingimusi kooskõlastada. Konkurss praegu käib. Selle on vaidlustanud eelmise konkursi võitnud arhitektid. Žüriid Rail Baltica Eesti OÜ ei avalikusta, väites, et arhitektid hakkavad žüriid mõjutama. Tallinna avamisest merele. ERR-ilt uudis, et uus linnapea soovib ehitada Reidi tee algses mahus, nagu Tallinna Tehnikaülikooli teadlased seda soovivad. See on TalTech siis hetkel vist. Hetkel on huvitav see, et äkki ei ehitatudki juba algusest peale esialgse ehitusloa järgi ja praegu toimub lihtsalt õigustuse otsimine. Sel juhul müts maha, kui osav taktikaline käik linna poolt. Ei ole olemas rohelist Tallinna, ei ole jalakäija sõbralikku linnaruumi. Lohel on palju päid ja neid kasvab kahjuks järjest juurde. Riigi arhitektist. Kronoloogiline ülevaade Eesti Arhitektide Liidu tegevusest riigi tervikliku planeerimise alase institutsiooni. See on riigi arhitekti ametikoha sisseseadmise teemal. Eesti Arhitektide Liidu üks eesmärke on toetada ja arendada arhitektuuri valdkonda, mille saavutamiseks on põhikirjaliselt nimetatud järgmised tegevused. Osalemine arhitektuuripoliitika põhimõtete, eesmärkide ja ülesannete väljatöötamisel ja rakendamisel, ettepanekute tegemine seaduste ning muude õigus- ja haldusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks ning märkuste esitamine või arvamuste andmine seaduste ning muude õigus- ja haldusaktide eelnõude kohta. Planeerimise ja arhitektuuri ehitusala korraldamisel ning avalikkuse vastavate väärtushinnangute kujundamisel osalemine. Eelnevate tegevuste raames jõuti Arhitektide Liidu selleteemalises töögrupis 2006, 13 aastat tagasi, järeldusele, et arhitektuuri valdkonna parimaks korrastamiseks riigi tasandil on väljapääsuks riigi arhitekti institutsiooni loomine. 11 aastat hiljem. Riigikantselei juures tegutses 2017 aasta juulist 2018 aasta septembrini ruumiloome ekspertrühm. Selle ülesandeks oli kaardistada ruumilise planeerimise ja arhitektuuriga seotud tegevuse olukord riigis ning teha ettepanekud asjade paremaks korraldamiseks. Töö lõppedes esitas ekspertrühm Vabariigi Valitsusele aruande ning selle põhjal anti suunis. Valitsuskabineti otsuse kohaselt moodustab Rahandusministeerium koostöös Kultuuriministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ning Eesti Arhitektide Liitu kaasates ruumiloome meeskonna, mille töö peab suurendama ruumi kaalutlusi otsustusprotsessides. Selle tulemusena töö korraldamiseks moodustas Rahandusministeerium riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhtimisel töörühma, kuhu kuuluvad esindajad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ja Kultuuriministeeriumist, Keskkonnaministeeriumist ja Rahandusministeeriumist. Põhjendus arhitektide mittekaasamiseks oli see pole õiglane teiste valdkonnas tegutsejate suhtes. Aga positiivne on, et ruumi asjad siiski liiguvad, küll teosammul. Ja lõpetuseks, nii lähedalt, aga samas nii kaugelt. Soome näide. Helsingi linnapea Jan Vapaavuori kasutab linnas liikumiseks jalgratast. Soome Arhitektide Liidu esimehe Antti Rinten juhtimisel toimunud läbirääkimised valitsusega, mille tulemusega lisandus valitsuskavva arhitektuuri- ja ehituspoliitika peatükk. Seal on muu hulgas kirjas ilmastikumõjudega arvestamine, linnastumine, üürimajade arendamine, vananemine, digitaliseerimine, taaskasutus ja muud olulised teemad. Seal hulgas ka inseneride ja arhitektide arvu ettevalmistuse tagamismeetmed. Inseneride ettevalmistus on kriitiline ka Eestis. Ülikoolide rahastuse suurendamist, kuidas on ülikoolide rahastusega Eestis, me oleme kõik kuulnud. Positiivne on, et tõstetakse esile ehituskvaliteedi parandamist.
Eesmärgiks on seotud puidu kasutamise suurendamine vähemalt 2 korda ja planeerimine kuulub jätkuvalt omavalitsuste pädevusse. Valitsuskavas on mainitud, et uus arhitektuuri- ja disainimuuseum ja linnaraamatukogu on need juurikad, mis aitavad luua lisaväärtuskasvu Soome linnaruumile, eelkõige siis Helsingi linnaruumile. Ja arhitektuur on üks olulistest nähtustest, millele soovitakse rajada soomlaste heaolu. Ja et neilgi hästi läheb. Ja meie Kultuuriministeeriumi pressiteade 7. veebruar 2019. Loodav ruumiloome meeskond hakkab hea seisma ka kvaliteetse elukeskkonna eest. Lühidalt kokkuvõttes elame näeme. Saab imet näha. Tänan.